oi kevad, kevad. Hinges on mingi soov kogeda imet, vaimustust, ekstaasi, uut seiklust. Eks ju, see armumine. Noh, mitte ainult teise sugupoolde, aga üldse elu armumine. Et see armumise tunne on selline väga fresh ja selline tiivustav ja kõik nagu unistavad ja siis keha jääb nagu vanemaks, siis saad aru siin materiaalses maailmas, et kõik me oleme nii katkised. Et seda tunnet on saanud tunda erinevate armsate elusolenditega, eks ju. Aga see ei ole nagu selles mõttes eesmärk, et see tuleb ja läheb ja sellel on algus ja lõpp, eks ju. Ideaalis see armumine muutub siis nagu armastuseks, eks ju, sellest me oleme ka palju rääkinud. Et kui sa armumuse etapist edasi ei luba endal minna, siis seda tõelist armastust sa saagi tunda, et see on siis materiaalses maailmas teatud siis, teadlased on ka, tekib siis teatud aine ja aju toodab teatud ainet, mis annab siis rõõmu ja ekstaasi tunnet, eks ju. Siis teadlased tegid ka uuringut, hullumeelne ja armunud ei erine palju, nende käitumine. Et see on nagu üks pool, eks ju. Teine pool ikkagi nagu hing tahab sellist pidevalt sellist, nagu ma ütlen, sellest seiklust, jah. Et mis iganes see armumine, kuidas see väljendub, eks ju. Kas kahe elusolendi vahel või ilus looduspilt, et ma arvusin sellesse kohta, see koht on niivõrd ilus või mõni pole proovinud mingit toitu, siis sööb seda toitu, et ma nagu olen vaimustuses sellest, ma ei teadki, et sellised maitsed on selline toit. Ühesõnaga hing otsib sellist ekstaasi, ütleme nii. Ja siis, kui sa siit arendad edasi, eks ju, mõtled, et okei, et hingel on omane vaimustuda või ta otsib seda seiklust. Siis vaatad pühakirjad, et pühakirjad seal pühakud ja kõik tekstid ja kõik nagu sinna poole nagu lükkavad meid. Et näed, et see loodus, eks ju, vaat kui palju siin on, eks ju, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, kui sa vaatad värve, lõhnu, maitsed, lilled. Seda elu nagu niimoodi sa vaatad lihtsalt oma väiksest punktist, väiksest mäetipust, siis sa nii palju asju nagu näiteks ilu, silmailu või kõrvailu, muusika, eks ju. Ja siis nagu viiakse sind nagu edasi ja siis sa vaatad mingid pühakud, alguses sa aru, et ta on nagu ekstaasis, et ta niimoodi ülistab Jumalat. Põhimõtteliselt ta nagu armunud Jumalasse. Siis sa mõtled, et ei tea, võib-olla tavaline mõtleb, et ta kasutab mingit ainet või ta on nagu arengupeetusega või ta teeskleb või ta on hull, eks ju. Eks need variandid on ka olemas. Aga üldiselt need suured pühakud, nad muidugi seda ekstaasi niimoodi, esiteks nad ei näita seda välja. Nad varjavad seda, eks ju. Kui see midagi väga püha imelistub, siis sa ei lähe turuplatsile, eks ju, kõigiga jagama seda. See on üks aspekt, aga teine aspekt on, fakt on see, et see eksisteerib, et see on ju loogiline jätk, et sa vaimustud elust, kui sa saad aru, kui imeliselt on see kõik need energiad ja elemendid ja kuidas see armastusenergia kõikide elusolendite vahel ja kõige kõrgema vahel ja kõik need Jumala kehastused ja see on nagu nii vaimustav kõik. Et tegelikult, kui sa niimoodi analüüsid ja praktiseerid, siis sa peaks jõudma tegelikult, et sa armud Jumalasse. Et niivõrd imeline isiksus, kelle lahutamatu osake sa oled ja kes on ka impersonaalse isikusetu aspektina kõike läbiv, eks ju. Aga see algne isiksus, mõni armub Krishnasse, mõni Raamasse, eks ju, erinevad aspektid, mõni impersonaalsesse Jumala aspekti, Jumala särasse, eks ju, nagu budistid. Nagu armutakse, et see armumine ongi see põhimõtteliselt moksa või vabanemine, kui sa nagu saad aru või teadvustad, et mis elu, mis teadvus või siis mis isiksus seda kõike läbib, et ta on siin ja praegu koha ja ülihingena, pühavaimuna, oma energiatena, ükskõik kuhu sa vaatad, eks ju. Isegi kui see on justkui mingi igatsus, valu ja kannatus, isegi siis pühakud nagu on ikka armunud nagu Jumalasse. Nad teavad, et isegi kui Jumal teeb neile otsi-katsi kommerei nagu kannatusi, siis see on ka selleks, et see igatsus ja siis see läbi selle valu ja igatsus, et see suureneks armastus veel, eks ju. See on eraldi väga sügav armastuse filosoofia vedades, eks ju. Et miks Jumal teeb siis niimoodi, et lahusolekut oma pühendunutest ja vaatad Jumala pühendunud enamus, kes on armunud Jumalasse, ülistad elu ja loomulikult nad on armunud elusse kõikidesse elusolenditesse. Nad ei nagu eralda teist, et Jumal, et teised on, ei, kõik on Jumala osakesed, nad on kõikidesse suhtunud armastusega. Nad teavad, et kõik on selle Jumala, kellest ma olen armunud, lahutamatud osakesed, tema lapsed, eks ju, kristlikus keeles. Et siit võib nagu niimoodi loogiliselt nagu järeldada, et me peaksime jõudma sellisesse armumise seisu, et me oleme armunud elusse, Jumalasse,
kõigisse ja kõigesse, see on selline igavesti muutuv seiklus, aga see tunne, see ekstaas kõikides oma värvides, selles igatsuses ja ahastuses kuni rõõmuni, et see on kõik ikkagi läbib seda, kõike läbib selline I'm falling love. Ma nagu kukkusin armastusse, armumisse.